tere! Mina olen Meeli Lass ja ma õpetan sel õppeaastal Alar Krautmanni Terviseakadeemia Sidamaa meditsiini õpilastele šampit ja lomilomit. Šampi peamassaaž kuulub India Ayurveda iidsesse ravisüsteemi, mis põhimõtteliselt õpetab meid haigusi ennetavalt elama. Ja šampi on ka energeetiline massaaž, mille ülesandeks on siis ka energiablokeeringute vabastamine meie energiakanalites, sest kui energia voolab vabalt, siis me oleme terved. Kui energiavool on takistatud, hakkavad tulema meil kõiksugu haigused ja hädad külge. Ja peamassaaž šampi aitab väga hästi pingepeavalude puhul. Ta leevendab stressi, depressiooni, on hea peanahale ja juukse kasvule. Ja muidugi õlavöötme on hea õlavöötme lihastele ja pingetele. Ja see massaaž on mõeldud nii massööridele kui ka nendele, kellel ei ole massaažiga varem kokkupuudet olnud. Selles on lihtsad võtted ja saate teha head ka oma lähedastele, oma sõpradele, tuttavatele, et ei pea massööriks hakkama, tulge julgesti kursusele. Nüüd lomilomi on pärit Hawaiilt ja ta erineb kõikidest teistest massaažidest selle poolest, et teda ei tehta ainult kätega, vaid ka küünarvartega, küünarnukkidega, kogu keha liikumine on sinna kaasatud, et imiteerida siis kui nagu ookeanilainetust või imiteerida looduse millest stiihiat, tuld, õhku ja maad. Ja sellesse massaaži on segunenud juba mitmed massaažistiilid nagu bioenergeetiline massaaž, lõdvestav massaaž, mis seal meil veel on, reiki, akupunktuur, refleksoloogia, hingamine käib sinna juurde. Ja selle massaaži juurde või selle aluseks on ka Huna filosoofia, Huna maailmavaade, millega me teeme tutvust samuti sellel kursusel ja mis on väga oluline mõistmaks selle massaaži olemust, arvan mina. Kuidas mina massaažini jõudsin? Ma arvan, et nagu paljud meist omaenda kogemuste kaudu, et kui tänapäeval tekib järjest rohkem inimesi, kes on tavameditsiini poolt tunnistatud terveks, aga kes siiski tunnevad ennast väga halvasti. Nii juhtus ka minuga ja kui ma hakkasin väljapääsu sellest otsima, siis ma jõudsin ka muu hulgas massaažideni, mis mulle väga meeldib ja millest ma olen väga tänulik. Ja just mulle meeldivad idamaade energeetilised massaažid, kuna seal on minu jaoks väga oluline sõna sees, see on puudutus. Ja puudutus mitmel tasandil, igal tasandil, puudutus füüsilisel tasandil, meelelisel, hingelisel, vaimsel tasandil, mis iganes. Me pidevalt puudutame inimestena üksteist. Ja kuidas olla õnnelik siis? Rohkem puudutusi, igat laadi puudutusi. Mõelge häid mõtteid, tehke väikseid heategusid, olge tänulikud ja puudutage, teie puudutused teevad imesid. Eks me kõik, ma arvan, tundsime sellest puudust, eriti viimasel kevadel, kui oli keelatud puudutada või keelatud oli lähedus. Et ma arvan, et minu said selle olulisusest aru veel väga-väga paljud teised inimesed. Nii et puudutus tervendab meie ja tugevdab meie immuunsüsteemi, puudutus hoiab meid tervena. Puudutage üksteist igal võimalikul moel. Olge lähedased, olge rõõmsad ja olge tänulikud kõige selle eest, mis on teie elus, mis oli teie elus ja mis tuleb. Tulge massaaži õppima, õppige teadlikumat puudutust
ja teie elukvaliteet saab palju parem. puudutusteni!